Brain Games on lauamängupood, mis sündis mängusõprade entusiasmist ja soovist oma hobi teistega jagada. Me pakume lauamänge absoluutselt igas vanuses inimestele ja üldse missugust soovi sul on, kas sa tahad mõelda, nuputada, lõbusalt aega veeta, kõike leiab. Kuna lauamäng sobib kingituseks absoluutselt igas vanuses inimesele, siis esimesena tasukski mõelda, et kui vana see kingisaaja on. Meie pakume näiteks lauamänge juba isegi 2-aastasele lapsele, aga lapse jaoks on absoluutselt iga mäng arendav. 3+ vanuses lastele on meil näiteks mõmmid ja maasikad, kus on väga palju arendamise võimalusi, et seal sa arendad oma peenmotoorikat, seal areneb arvutamine, loendamine, parem pool, vasak pool ja ka andmise ja saamise rõõm, mis on teadavalt siiski lastele väga oluline oskus, mida õppida. Ja kui juba minna natuke vanemate laste juurde, siis nendega koos saab mängida kogu pere. Et näiteks 6–7-aastase lastega saab juba kogu pere koos mängida Carcassonne'i ja see on täiesti suurepärane ja nauditav mäng ka ainult täiskasvanutele. Ja 10+ vanuses lastega on üks väga hea soovitus, Stone Age. See on nauditav nii 2 mängides kui 4 mängides, et väga-väga hea valik. Täiskasvanute puhul tasuks mõelda sellele, et mitmekesi lauamängu mängitakse. Meil on pakkuda näiteks üksi mängimiseks isegi lauamänge, et kui vanaema või vanaisa tahaks üksi mängida rahulikult omaette, siis temal leiab midagi ja lapsele omaette nokitsemiseks, kui sa tahad natukene rahulikku aega, et kõigile leiab midagi. Täiskasvanutele kindlasti lähevad peale seltskonnamängud, mida siis suuremas seltskonnas mängida, et seltskonnamäng muutub nauditavaks, kui mängijaid on 4 või enam. Siis selliseks on näiteks meil müsteerium, mida saab lausa 7 mängida. Ja näiteks meie tehase soe lauamäng ainult üks, mis on siis koostöömäng, kus tuleb ühel mängijal ära arvata talle ette antud sõna ja selleks, et ta seda ära arvata saaks, teised mängijad kirjutavad salaja enda tahvlile vihjesõna ja need sõnad ei tohi kattuda, sest et kui vihjeks mõeldakse sama sõna, siis see võetakse lihtsalt mängust välja ja on juba raskem nuputada, kui vihjesõna on vähem. Seltskonnamängud ei kesta tavaliselt väga kaua, et kui on soov pikemalt mängida, siis pikema mänguajaga on juba keerulisema reeglite ja erinevate mehaanikatega lauamängud. Et selliste puhul tuleb arvestada pikema mänguajaga ja kui sinu kingisaaja näiteks eelistabki sellist mängu, kus ta saab pikemalt mõelda, rahulikult kas või mitu tundi selle ühe lauamängu ääres veeta, siis nendele sobivad kindlasti sellised põhjalikumad strateegiamängud juba. Ja kingisaaja, kes ei armasta pikalt nuputada, tahab midagi hoogsat ja tempokat, siis me soovitaksime näiteks Team 3, kus siis mängijad võtavad 3 erinevat rolli. Mängija, kes teab, mida ehitada, aga ei saa mitte midagi rääkida. Siis on ehitaja, kes istub silmad kinni ja kõige olulisem roll on kanda nende vahelülil, kes siis peab tõlgendama esimese mängija kehakeelt sellele ehitajale, kes siis peab suutma kinnisilmi ehitada vajaliku projekti valmis. Lauamängu valimisel on oluline just mõelda, et kui vana mängija on, mitmekesi mängitakse, kas soovitakse koostöövormis mängida või võistluslikus momendis ja kui pikk see mänguaeg võiks olla. Brain Gamesi kauplusesse tulles meie abivalmis klienditeenindaja aitab teil kindlasti valida just teile sobiva lauamängu. Ja Brain Gamesi kõige uuemas kaupluses Pärnu maantee 32 Tallinnas Kino Kosmose lähedal on väga suur mänguvalik ja seal on teisel korrusel mängusaal, kus saab erinevaid lauamänge läbi mängida, mis teeb siis kindlasti otsustamise tunduvalt lihtsamaks. Te võite julgelt meie juurde praegu mängima tulla, me oleme arvestanud praeguse olukorraga, paigutanud lauad üksteisest eemale, me palume kanda maski, palume käsi desinfitseerida ja käsi pesta. Ja kõik need võimalused on meil ka kohapeal olemas. Brain Gamesi kauplused asuvad Tallinnas Ülemiste keskuses, meie uus kauplus asub Pärnu maantee 32. Tartus asuvad meie kauplused Taskukeskuses ja Lõunakeskuses. Ja veel saab kindlasti ostelda meie veebipoes braingames.ee, kus on väga suur valik lauamänge
ja kui silme eest läheb natukene kirjuks, siis kirjutage meile Facebookis, me vastame ja aitame alati suurema hea meelega. Ei ole olemas inimest, kellele ei meeldi lauamänge mängida, vaid on inimesed, kes ei ole veel leidnud seda mängu, mis paneb nende silmad särama.